Armsad sõbrad, kätte on jõudnud paastoaja teine pühapäev. Vana tava kohaselt alustatakse selle pühapäeva jumalateenistust 25. psalmist võetud palvesõnadega: tuleta meelde, Issand, oma halastust ja heldust, sest need on maailma ajastu algusest. Kohe järgmine salm selles samas 25. psalmis on aga selline: ära tuleta meelde mu nooruse patte ega mu üleastumisi. Mõtle minule oma heldust mööda, oma headuse pärast, oh Issand. Niisiis me palume, et Issand ei mõtleks mitte meie pattude peale, vaid tuletaks meelde oma halastust ja heldust, sest see on meie lootus. See, et Jumal mitte ei kanna meeles meie patte, meie üleastumisi, meie ülekohut ja kurjust, vaid et Jumal meenutab oma halastust ja heldust ning kingib selle läbi ka meile oma andeks andmise ja viimaks igavese elu rõõmu ja kirkuse. See ei tähenda, et me võiksime oma patte kergelt võtta. Vastupidi, tänane epistel kutsub meid väga tõsiselt järele mõtlema ja valvel olema, et me ei langeks, sest et Jumala armu ei tohi kuritarvitada. Seda ei tohi odavaks teha, selle eest on makstud Kristuse kalli ja püha verega. Tänase epistli me leiame apostel Pauluse kirjast korintlastele, selle 10. peatükist, ja me loeme selle epistlina, selle pühapäeva epistlina ainult paar salmi siit 10. peatükist, kuigi tegelikult minu arvates võiks lugeda ka sellele eelnevad salmid, kuna need aitavad meil mõista, mida apostel Paulus täpsemalt silmas peab. Niisiis, meie epistlisalmid on 1. Korintuse kirja salmid 12 ja 13 10. peatükist, aga mina loen teile siiski pikemalt ja loen teile alates 10. peatüki algusest, kus apostel Paulus ütleb nõnda. Vennad, ma ei taha, et teil jääks teadmata, et kõik meie esiisad olid pilve all ja läksid kõik läbi mere. Ja kõik ristiti Moosesesse pilves ja meres ja kõik sõid sama vaimulikku rooga ja kõik jõid sama vaimulikku jooki, sest nad jõid vaimulikust kaljust, mis saatis neid. See kalju oli aga Kristus. Kuid enamik neist ei olnud Jumalale meelepärased ning nad löödi maha kõrbes. Need lood on saanud meile näiteiks, et meie ei himustaks kurja, nii nagu nemad himustasid. Ärge ka saage ebajumala teenijateks, nõnda kui mõned neist, nagu on kirjutatud, rahvas istus maha sööma ja jooma ning tõusis üles mängima. Ärgem ka langegem kõlvatusse, nõnda kui mõned neist langesid ning ühel päeval hukkus 23 000. Ärgem ka kiusakem Issandat, nagu mõned neist kiusasid ning hukkusid madude läbi. Ärge ka nurisege, nagu mõned neist nurisesid ning hukkusid laastaja käe läbi. Aga kõik see sai neile osaks näite pärast ning on kirjutatud hoiatuseks meile, kelle ajal jõuab kätte ajastu lõpp. Ja nüüd me jõuame selle meie epistli teksti juurde. Niisiis, kes enese arvab seisvat, vaadaku, et ta ei langeks. Senini pole teid tabanud muu kui inimlik kiusatus. Aga Jumal on ustav, kes ei luba teid kiusata rohkem, kui te suudate taluda, vaid koos kiusatusega valmistab ka väljapääsu, nii et te suudate taluda. Niisiis, pärast seda, kui apostel Paulus on
toonud need hoiatavad näited Iisraeli ajaloost, ütleb ta oma tollastele lugejatele, Korintose koguduse rahvale, aga ka meile, niisiis, kes enese arvab seisvat, vaadaku, et ta ei langeks. Senini pole teid tabanud muu kui inimlik kiusatus. Vaadake, et te ei lange. Üks meie kõige kurjemaid vaenlasi oleme me ise. Oma enesekesksuses, aga ka oma enesekindluses. Me arvame, et olgu teistega, kuidas on, aga minuga ei juhtu midagi. Ma usun, et väga paljud need, kes näiteks kannatavad mõne ränga, raske, koguni surma toova sõltuvuse all, on just nii alustanud. Mõeldes, et olgu teistega, kuidas on, minule ei tee see üks kord, üks proovimine midagi, küll mina saan hakkama. Paraku on samamoodi ka mitmesuguste vaimulike kiusatustega. Inimesed arvavad, et kui nad on kogenud Jumala armu ja õnnistust ja eriti kui Jumal on neile kinkinud mõne vaimuliku anni, siis sellest peale on nad justkui puutumatud ja haavamatud, aga kahjuks tunnistab tegelik elu midagi muud. On väga kurb näha, kuidas keegi, kes kunagi on olnud väga ligidal Jumalale, on temast äärmiselt kaugele eksinud. Ja see võib juhtuda väga kergesti, sest et kurjal on kiusatusi meie kõikide jaoks ja sageli on nii, et ega see kuri ei peagi meie kiusamiseks eriti vaeva nägema, vaid me saame sellega ise päris ilusti hakkama, pannes ennast olukordadesse, mis provotseerivad meid patule. Jeesus hoiatab, et mitte väljast ei tule need asjad, mis meid kõige enam määrivad ja kahjustavad, vaid meie enda seest, meie südamest. Ja just sedasama peab silmas ka apostel Paulus, kui ta siin ütleb, et vaadake, et need, kes arvavad ennast seisvat, et ei langeks, et ei kukuks. Seda juhtub liigagi sageli ja mitte ainult teiste inimestega. Ärme mõtle siinkohal teiste peale, nende hoiatavate näidete peale, olgu Iisraeli rahva ajaloost või meid ümbritsevate inimeste elust, vaid ma usun, kui me oleme ausad, siis me näeme samasuguseid asju ka omaenda elus. Jah, võib-olla Jumala armu abiga me oleme suutnud hoiduda teinekord ühte või teise päris ränka pattu langemisest. Aga need väiksed asjad, need pisikesed asjad, need halvasti mõtlemised ja halvasti ütlemised, need hoolimatused, need kompromissi tegemised oma südametunnistuse ja kurjuse või ülekohtu või vale vahel. Kõik need väiksed või natukene suuremadki valed, mis on meid läbi meie elu saatnud alates sellest, kui me olime lapsed, me ütleme lapsepõlve muretud mängud, eks ole, kes neid asju enam meeles kannab ja pahaks paneb, aga eks need kõik tunnista meile meie loomuse rikutusest. Sellest, et meil on paraku see kalduvus kurja poole ja eks me kipume sellele ikka ja jälle järele andma. Kas selleks, et näidata ennast kuidagi paremas valguses või selleks, et kedagi teist kuidagi halvemas valguses näidata, selleks, et saada midagi kuidagi lihtsamalt või mugavamalt, selleks, et mitte panna ennast arvatavalt piinlikku olukorda, me teeme nägu, me silmakirjatseme, me mängime, me püüame näida kellegi teisena, kui me tegelikult oleme.
targemana, rohkem lugenuna, tugevamana või elukogemuse poolest, millegi poolest teistest üle olevana. Eks me teame neid asju, eks igaüks meist tea neid asju ja ma räägin tõepoolest meist igaühes, see tähendab eeskätt ise endast. Ma ei taha mitte kellegi üle teie hulgast kohut mõista, aga ma arvan, et ma võin päris julgesti öelda, et nii nagu apostel Paulus tunnistab ka mina, kui ma elan siis Jumala armust, kui mul midagi on, siis ikka sellepärast, et Jumala heldused pole lõppenud, et tema arm on igal päeval jälle uus ja mina ei ole seda mitte kuidagi ära teeninud. Sest mina, nii nagu paraku kõik inimesed või olgem siis leebed, enamus inimesi langusest saadik, me ikka teeme vigu, me ikka eksime ja tihtipeale on need sellised peaaegu et tahtmatud või mõtlematud eksimused, aga paraku tihtipeale ka päris teadlikud ja sellised, mis sünnivad valest südame hoiakust, valedest, halbadest soovidest. Ja lõppude lõpuks, kas me komistame ja kukume mõne väikse või suure asja pärast, lõpptulemuse seisukohalt ei pruugi siin ju mingit vahet ollagi. Kui sa kukud, siis sa kukud. Eile ma käisin õhtul jalutamas ja astusin kuidagi natukene halvasti. Olin äärekivi peal ja pidin peaaegu kukkuma ja jala välja väänama. Ma olen väga tänulik, et seekord läks paremini, aga ma usun, te teate seda tunnet. Te arvate, et te kõnnite kindlal pinnasel, kõik on hästi ja korraga te astute lihtsalt natukene valesti, kuidagi natukene viltu, midagi seal on ja te võite komistada justkui sileda maa peal, komistada, kas jala välja väänata või tõepoolest maha kukkuda. Vahet ei ole, kas see oli suur või väike asi. Muidugi on hea, kui me suudame hoiduda suure ülekohtu, suurte pattude eest. Aga me ei tohi kuidagi alahinnata seda mõju, mis on nendel väikestel asjadel meie elule, meie vaimulikule elule, meie südametunnistusele ja ka meie vahekorrale teiste inimestega ja Jumalaga. Nendest väikestest asjadest võivad viimaks saada suured, need muutuvad meile harjumuslikuks. Me teame, et väike vale paisub viimaks alati nii suureks, et inimene ei suuda seda lõpuks enam kanda, see tuleb välja ja see kahju, mis sellest sünnib, on mõõtmatult suurem, kui oleks olnud siis, kui inimene oleks ausalt kohe alguses oma viga, oma eksimust, oma valet tunnistanud, tõtt rääkinud, jah, pisut piinlikkust, häbi tundnud, aga võib-olla väga suure kurja ära hoidnud. Ma kordan, me ju kõik teame, mis see on, millest ma praegu räägin. Me oleme seda oma elus kogenud ja näinud. Ja muidugi väga valus on see siis, kui me mõistame, et me ise oleme käitunud oma elus valesti, oleme raisanud aega, oleme rikkunud inimsuhteid, millest me tegelikult oleksime võinud väga palju rõõmu tunda. Aga väga valus on see ka siis, kui me näeme teisi inimesi seda sama tegevad sellel samal libedal nõlvakul ukerdamas. Ja see on põhjus, miks apostel Paulus hoiatab, et teie, kes te arvate ennast seisvat, vaadake hoolega, et te ei langeks. Ja Paulus tegelikult räägibki just nimelt nendest nii-öelda väikestest asjadest. Eks ole ju, ta ütleb, senini pole teid tabanud muu kui inimlik kiusatus. Selle inimliku kiusatuse all ei pea ta siin silmas mitte seda, nagu teised inimesed
meid kiusaksid või katsuksid meid kuidagi kiusatusse saata, vaid ta peab silmas just nimelt selliseid lihtsaid, väikseid, inimlikke asju, mis võivad saada meile kiusatuseks, mis võivad panna meid patustama ja langema. Korintuse koguduses oli selleks just nimelt inimeste eneseuhkus ja enesekindlus, enda teistest paremaks pidamine ja kildkondlikkus. Kui me loeme Korintuse kirja algust, siis me saame aru, millest seal jutt on. Paulus ütleb, et kogudus on lõhenenud erinevate kildkondade või parteide vahel, kellest üks ütleb, et tema on Pauluse poolt ja teine, et tema on Keefase poolt ja kolmas, et tema on Apollose poolt ja mõned on eriti uhked ja ütlevad, aga mina olen Kristuse poolt. See kõik on selline labane, inimlik kildkondlikkus. Need on asjad, millest tegelikult inimene peaks suutma isegi omaenda jõul üle saada. Sest me kõik mõistame, et see on vale, see on halb. Sellel ei ole mingit mõtet, sellest ei sünni midagi head. Me kõik mõistame seda. Aga ega need Korintuse inimesed ei olnud teistsugused, kui meie oleme. Meie oma elus, meie ümber, meie ühiskonnas, paraku peaaegu kõikjal on samasugust kildkondlikkust ja üksteisest halvasti mõtlemist, üksteisesse üleolevalt suhtumist nii palju. Ja on muidugi ka väga palju teisi, neid puhtalt inimlikke, väikseid, selliseid labaseid kiusatusi, mille puhul peaks olema enesest mõistetav, et me ei anna neile järele. Et me ütleme, et ei, see ei ole õige, aga me ikkagi tihtipeale teeme vastupidi, me anname neile järele ja me järgneme sellele, mis teadaolevalt, täiesti selgesti ei ole õige. See on meie elu, meie isiklik elu, meie ühiskondlik elu. Eks me kõik aeg-ajalt ohka ja aheta, et mis toimub meie riigis, mis toimub meie poliitikas. See on seesama. See on täpselt seesama. See on lapsik, see on halvas mõttes inimlik. See on midagi, millest me peaksime suutma olla üle ja vabad, aga me ei suuda, me ikkagi üha uuesti ja uuesti kordame neid samu asju. Me kuhjame neid kokku ja viimaks on tulemused sellised, et me ei suuda ära imestada, kuidas me nüüd küll jälle siia jõudsime. Niisiis, kes enese arvab seisvat, vaadaku, et ta ei langeks. See kõik, millest ma olen siiani rääkinud ja mida me kõik nii hästi teame, kõlab päris ahastama panevalt, eks ole, üsna masendavalt. Aga apostel Paulus lisab, et masenduseks ei ole meil põhjust, sest Jumal on ustav. Ja Jumal ei luba meid kiusata rohkem, kui me suudame taluda, vaid koos kiusatusega valmistab ka väljapääsu, nii et me suudame taluda. Jumal tuleb meile appi. Jumal on teinud kõik selleks, et me võiksime panna oma usalduse tema peale ja teada, et ta ei jäta meid üksi. Need sõnad, see julgustus meie tänasest epistlist sobivad tegelikult väga hästi kokku nende palvesõnadega, millega, nagu ma ütlesin, vana tava järgi alustatakse paastoaja teise pühapäeva jumalateenistust. Me palume, et Issand tuletaks meelde oma halastust ja heldust. Ja me palume ka, et ta ei mõtleks meie patu peale. Jumal on kinkinud meile oma ainusündinud poja, kes on, nii nagu pühakiri ütleb, saanud kõiges meie sarnaseks, kõiges peale patu. Ta on olnud kõigiti kiusatud. Ta teab, mis see on olla inimloomuse langenud, inimloomuse tõttu kiusatud. Jah, tema ise ei olnud patust määritud ega rikutud, aga
ka tema kandis meie languse tagajärgi. Ka tema oli sellesama inimloomuse osaline, mille osalised oleme meie. Ja viimaks ta suri selleks, et meie võiksime koos temaga olla surnud patule ja kurjale. Ning ta tõusis surnuist üles selleks, et meie võiksime elada koos temaga õiguses ja pühaduses, Jumala auks ja kiituseks. See on see, mida Jumal on meie heaks teinud. See on see väljapääs, mille ta meile on valmistanud. Mitte ainult see, et ta annab meile natuke või rohkem jõudu ühe või teise kiusatuse kandmiseks, vaid midagi palju enamat. See, et ta aitab meid, et ta juhib meid välja sellest meie praegusest languse olukorrast. Ta teeb meid uueks. Ma ütleksin, et ta annab meile võimaluse saada tõeliselt selleks, kellena Jumal meid luues, inimest luues nägi. Jumal tahab, et me oleksime tõelised inimesed tema näo järgi ja tema sarnaseks looduna. Jumal ei taha, et me jääksime sellesse olukorda, kus me allume kas väiksematele või suurematele kiusatustele ja viimaks paratamatult langeme ja hukkume, vaid Jumal on Jeesuses Kristuses valmistanud meile väljapääsu, kinkinud meile uue võimaluse, uue alguse kogu inimkonnale ja meile igaühele isiklikult. Aga see on tema kingitus, see on tema arm, see on tema vägi, millega ta on võitnud ära patu, kuradi ja surma. Et me taas ei läheks liiga enesekindlaks. Nii nagu ma ennist ütlesin, mitte ainult sellistes maistes asjades, vaid ka vaimulikes asjades võib inimene muutuda liiga enesekindlaks ja hakata kirjutama seda, mis tegelikult kuulub Jumalale enda arvele. Mina olen püha, mina olen vaga, mina usun, mina teen ja suudan seda ja teist ja kolmandat. Kui te arvate, et te seisate, siis vaadake, et te ei langeks. Ei mitte mina, vaid Kristus minu sees. Mina olen see, kes võib tulla alandliku meelega Kristuse risti alla, vaadata üles tema pühasse palgesse ja öelda, issand, sina oled teinud kõik selleks, et mina ei hukkuks. Sina oled võtnud enda kanda minu patud. Sa oled olnud kiusatud kõiges nagu meie, aga sa ise ei teinud pattu. Ja sellegi poolest sured sa siin patuste surma. Minu pärast, minu eest. Selleks, et mina võiksin olla vaba. Selleks, et mina võiksin kuulda sõnu, et mulle on andeks antud. Ma võin jätkata oma teed, uut teed, aga ainult koos sinuga. Sest kui ma läheksin üksi, kui ma peaksin toetuma iseendale, siis olgu need väiksed või suured asjad, ma kipun ikka komistama ja kukkuma ja langema. Aga tänu Jumalale, et tema aitab meid. Ja kui me satume mõnda kiusatusse, siis see on esimene asi, mida me peaksime tegema. Meelde tuletama seda, mida Paulus ütleb, et Jumal on meile valmistanud väljapääsu. Aga see väljapääs on ainult temas, ainult tema juures. See tähendab, et meie reaktsioon kiusatusele ei tohiks muidugi olla sellele järeleandmine, aga ka mitte mõtlemine, et küll ma saan kuidagi sellega hakkama, vaid koheselt pöördumine palves Jumala poole, tema poole hüüdmine, Jeesuse Kristuse meelde tuletamine, kes on minu eest ristil surnud ja surnuist üles tõusnud ja enda täielik usaldamine Jumala armu hoolde, ilma kelleta ma ei suuda mitte midagi. Mulle tuleb meelde lugu, mida ma kunagi kuulsin, ma ei tea, kas see on tõesti nii või mitte, aga selle rääkis mulle üks eestlasest bussijuht, kes oli
aastaid töötanud Norras ja lugu oli selline. Ma ütlen, ma ei tea, kas see on tõesti sündinud lugu või lihtsalt üks selline anekdoot, mida bussijuhid räägivad, aga lugu oli selline, et kui ta kandideeris tööle sellesse bussifirmasse, kuhu ta siis tööle võeti, siis üks standardne küsimus olla olnud bussijuhi kandidaatidele, et kui sa sõidad mõne fjordi serval sellise mägise või mägitee peal, ühel pool on kalju ja teisel pool on kuristik, siis kui hea bussijuht sa oled, kui lähedale sellele kuristiku servale sa saad või suudad sõita, nii et midagi ei juhtuks. Ja selle bussijuhi väitel ainus õige vastus oli, et ma püüan sellest kuristiku servast hoida nii kaugele kui võimalik. Mitte minna nii lähedale, kui ma julgen või oskan, vaid hoida sellest nii kaugele kui võimalik. Ja see peaks olema meie suhtumine kiusatustesse ja pattu. Me peaksime neist hoidma nii kaugele kui võimalik. Ja kui mõni kiusatus meie pähe hiilib, siis ütlema sellele kohe ei. Jumala armule toetudes, Jumala sõna abiga ja eeskätt temale toetudes, kes on meie eest kannatanud ja surnud, kes on olnud kõiges kiusatud nagu meie ja siiski ilma patuta, kes on meid lunastanud ja kes varustab meid oma taevaste andidega, oma vaimu andidega selleks, et me ei libiseks, et me ei komistaks, et me ei kukuks ega hukkuks, vaid et me võiksime jääda püsima tema väes ning pärida igavese elu taevases rõõmus. Jumal ei taha, et me kukuksime. Jumal ei taha, et me hukkuksime. Jumal on meile valmistanud väljapääsu oma pojas, meie õnnistegijas Jeesuses Kristuses ja Jumal teeb kõik selleks, et me võiksime selle väljapääsu leida ja selle kaudu igavesse ellu minna. Muidugi mitte meie üksi, vaid koos paljudega, kes on meie kõrval. Meil peaks olema samasugune hool ja mure meie ligimeste pärast, nagu oli apostel Paulusel, kes ei rääkinud kõike seda, mida ta rääkis, ega kirjutanud kõike seda, mida ta kirjutas, mitte inimeste hurjutamiseks, ta ei meenutanud ju ka neid Vanatestamendi lugusid, mitte selleks, et korintlasi hukka mõista, vaid selleks, et neid hoiatada, et neid manitseda, selleks, et nad ei hukkuks, vaid et nad võiksid pääseda. Ja see on Jumala soov meile kõikidele, et me ei hukkuks, vaid et me pääseksime. Õigupoolest me ei pea Jumalale tema halastust ja heldust meelde tuletama. Me peame seda meelde tuletama endale. Teades, millised oleme meie ja teades, milline ja kes on Jumal, kes on meid oma armutäiuses loonud ja lunastanud.